Minu nime Märt Reer, kõikide teiste toredate aunimetuste kõrval on mul see kõige tähtsam. Üks on Hiiumaa saadik ja ma olen väga õnnelik sellele, et see ilmselt on siis ka kiirtee selle vahva rollini, mida ma täna siin saan võtta. Aga enne, kui me läheme nende arutluste juurde, siis lubage pöörata pilgud nendele väljapanekutele, mida te näete siis võrratute maalingute kõrval. Hiiumaa naissportlased, ikka need parimad, on saanud siis seitele ja selle taga on vähemalt üks mees oma mõtetega, pluss siis veel teised kõik, kes on aidanud kaasa selle näituse püstipanekule ja idee teostusele ja lubage tervitada ja mis mitte ka aploosiga Lembit Sauelit. Lembit, kus selline mõte tuleb? Võtta, mees on selles mõttes kehv olla, et mitte keegi kunagi ei tee näitust parimat meessportlased. Ja, sest alati nii on, aga selle peale peab tulema üks mees sageli, et teha naissportlastest hea ülevaade, aga kus selline mõttepoeg üldse? Ei, ma mõtlesin seda, mehed tulid ju ise näitama. Ja naised, nemad ei tahad olla. Aga ma tahtsin ütelda, et siin on väike eelmäng ka. Kui me vaatame mõned aastakümned tagasi, siis näiteks minu koolitee oli 4,8 kilomeetrit käin edasi tagasi. Siis nii oli, et paar aastat kõiki käis, tuli käia niimoodi. Ja see on tulemuseks see, et kehakultuuri kontrollame. See oligi kehakultuuri. Vahel on selles, ega varadel oli niimoodi, et päeval oli koolis, öösel läksin pihule, 10 kilomeetrit 2 korda. Aga nüüd on nii, et auto tuleb koolimaja väravasse ja näiteks 20 meetrit veel sporti ka. Aga lasel tead, kui sa saad seda looduslikku koolitees käia, tead, kui palju seal on lastel. Seal on nii palju imelikke kivisid, seal on lind, seal on linde, seal on rebase ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis mõni vanamees ka veel koperdab selle jalu. Ole siis ime, kui vahel ei jõudnudki kooli. Ja seda ka juhtub. Aga ega ei kaua, ega eluõppude õppelde pole kehvem kui koolitee, ma arvan. Eks me eluõppedega kaugele jõudnud. Ma tahan üldse, ma olen poliitikasse, Vainu väljas teate kõik võib-olla. Ta oli minu niisugune sõber ja tuttav koolipoiss sinna ja siis kui ma Tartul olin ja Vainu oli kõrge partei mees, ega ta mind ei tundnud. Ma olin küll kõrge poiss Eesti meister ja nii edasi, aga tema mind ei tundnud. Ja siis, kui ta suunati see Venezuelasse ja kui ta sealt tagasi tuli, siis see oli kõik on läbi Saueri juurde. Vaata, tähendab elukool. No näed, tulime nüüd naistest näitust avama ja räägime ainult meestest, isegi Venezuelas oleme jõudnud juba, räägime nüüd tüdrukutest ka natuke, kes seina peal. Tüdrukutest ei rääkinud palju, aga ma annan rääkida see ühelist asja. See oli eelus saandi. Ei saanud vahetuseks ole. Hiiumaast kujunes Eesti spordinava. Seda on Eesti spordikeskoht. Mõni vaatavad, mis mida on istuma. Nagu jutt, ju see vanandus segadas on. Aga muidu midagi see oli. Meil oli 2 korda maailmameister Erki Nami. Meil oli olümpialased Eveli Sauve, meil oli olümpialased Taavi Peeter. Eveli Sauve oli see tüdruk, kellele anti kätte Eesti olümpiamatil kogu maailma ees. Oma lipuga ja need on Eesti riiki. Ja vaatame, et ta on õiges Hiiumaa. Ja kui te vaatate neid tüdrukuid siin, ma ei tea, kas ma võin ütelda, mul on niisugune põhimõte, annan heas sulle kõigile põhimõtted. 80-seks sain, siis ma tahtsin niimoodi nagu piibel õpetada, kui sind viiakse vastu ühte kõrv, ladega teist kõrv.
kui mulle öeldakse halvasti, ma ei pea halvasti vastu ütlema. Ja nüüd on 87 liikme saanud, ühe korra pealt vastu ütlema. Ja see tähendab seda, et sa saad paremini neid asju näha, mis on toimunud. Ja spordid on kas ma nägin selle kõrgpunkti täielikult lahti või? Hiiu kõrgspordi nagu maa. On nii korra ju. Nimelt, spordide statistikana on teinud kogu aeg, kui statistika järgi Hiiumaa näiteks kergejõustikuvõistkond väidab Tartu linna. Statistika järgi. See on ju. Siis meie abi oli ja Hiiu tüdruk basketballipääl Hiiuliku või Eestiliku, ja võib ka Hiiulikuks olla. Siis edasi Kärtsa staadioni valmimisega muutus see Eesti kergejõustiku muudvõistkonna kodustaadioniks. Kärtsa staadioni kui niisugune olukord, et Kärtsa staadioni rekordid olid paremad Eesti rekorditest. Mis see tähendab nii, et rahvusvaheline tase oli juba kõrgem, kes selle Kärtsa staadioni taseme tegi üheks mees niimoodi. Üks naljalugu ka. Kui Taavi Peetri mälestusvõistlused, Lästele Mari Hurtasel oli, siis kelle Läti rekord oli 21.73, aga ta tuli siia ja tõukas 20.60. Tavaline vaatad, see on nagu kettahed ja teevad nagu kuuli, kui kuul lendab üle 20 meetrit, see on ju nii, et palju neid kettahed 50 meetri vähe või 20 meetri vähe. Ja noh, ma ütlesin ta juurde, et kõik need 200 maailmast servalt saab. Ja siis see naarvali saab nagu igase kõisväärina nästase väärikusega, et ja statski rekord, Skorko. Eesti rekord oli 100+2060, Eesti rekord 2053. Siis ma pareeris sellega, et järelikult teavad ikka uhkama tulemusele. Siis ta jäi sellega nõusse. Aga miks ma seda räägin? See võistlus oli organiseeritud meie spordijuhtide naiste poolt. Ele Männi ja Ele Masti poolt. Ja mis kõige imelikum, oli ülihästi tehtud ja see oli ülihästi korraldatud. Ja see on minu silmis praegu Hiiumaa kõigi aegade kõige kõrgema meisterlikkusega võistlus. Lembit, see oli ilus tiraad, ma arvan, et kui me tahaksime siit veel igasuguseid tulemusi tuua, siis kuskilt siit kehast hakkaksid kõik need õiged numbrid ka tulema. Kui palju mõtled sa tuleviku peale? Meil on nüüd suur ja uhke spordihall, on üsna varsti valmis. Me rääkisime siin murelikult natuke sellest, et näed, tuleb tänapäeval minna juba 20 meetrit autosse ja sõita. Kas üks suur spordihall aitab ka sinnamaale, et mitte ainult noored tüdrukud, vaid ka poisid tõstavad Hiiumaa jälle sinna samasse, kus kunagi oldi? Tead, mul on täna maaga suured mured. Sest linna ei saa ainult lapsed viia munumuna mängima või mädamuna mängima, vaid see maja on selleks tehtud, et sealt tulevad ka kõrge spordimeisterlikkusega tegijad. Seal peavad olema kvaliteetsed treenerid, kvaliteetsed sportlased ja see vaja võimalus saavutada selliseid tulemusi, mida pole Hiiumaal võib-olla ei näidatudki. Ja teine asi, maja ei suuda ainult, kui me tahame niimoodi, et võõrad tulevad ja maksavad meid kinni. Kui olid eelmine laupäev, kui seal
Taavi Pruuni võistlused ja need olid seal. Ja oli 2 nimetust. Taavi Pruuni võistlused ja Hiiumaa võistlused. Mul oli tegu, et leida kuskilt sama lõpust üks mõni hiinlane ka, kes oli võistlus. Ma ei ole nii nõrge Hiiumaa võistluste tulemusi näinud. Ma ei oska muud midagi. Äkki küll Lembit jätame siis poisid treenima, loodame, et on ka treenerid ja ma usun, et võib-olla ikka sellest tuleb vähemalt vilksamisega juttu praegu sellest. Kas midagi veel hinge peale, enne kui läheme väikese arutelu külge? Ei, ma läks enda naiste kohta, kes siit heina peal. Oleks aeg nüüd küll öelda paar sõna naiste kohta ka, jah. Jah. Nagu te teate, kogu maailma elu koosneb naistest. Kui naisi ei ole, see ei saaks inimene üldsalane praegu hetkel tehnilisena tase oli liiga tõutud, et inimesi teha. Ja head raske ülesõnne on pandud põhimõtteliselt naiste kaasa. Ja kui te vaatate neid toredaid daame seal, nad on ise teinud kõrgtuled, lapsed on teinud kõrgtuled, nad on tõelised spordifanaatid. Ja ühe väikse nalja räägin ka, vaat seal Hiiumaa spordijuhid, seal neis Luba Ross, see oli 1953-55, kui oma ühtega Luba Ross spordist midagi ei teadnud küll. Aga Komsomile suunad tööle, sina lähed sinna ja siis oli see konverents, mis läbi Meta Jankolenko või Meta Vanna, tead kes Hiiu daamidest läks Narva linnapeaks ja nii edasi. Ja seal oli 11-12 sõna, üks rääkis Luubas harvam kui teine. Ja siis tuli see otsustav, et keda ma valivad jõud Taivanile erimäng. Üks kandidaat Luubas 110% häältes. Mõnes riigis juhtub seda tänase päevani veel. Aga Islandi oli ka spordid, nii et ma ei oska nii midagi juurde midagi seda. Hästi, küllap neid lugusid on, Lembit jääb siia meie sekka, kui me seda kõike arutame, aga nüüd lubage tutvustada. Margus Kastein võtab järgmisena mikrofoni pulga üle ja loomulikult annab selle lahkelt ka oma külalistele ja tutvustab juba ise, millest on jutt, kes tal külas ja mis paneb südame valutama, mis rõõmust rohkema. Palun, Margus! Nii, tervist! Mina olen Margus Kastein, mul paluti täna modereerida ja juhtida eelseisvat arutelu teemal tervena elamine, kas privileeg või mis see teine sõna oli? Normaalsus või privileeg, just. Oleks pealegi ärevus meelest. Ennem kui me pihta hakkame, teeme väikese lühitutvustuse, kes on tänased külalised. Mina olen hiidlane Sõrukandist. Olen Hiiumaaga väga aktiivselt seotud, aga olen ka harrastussportlane. Ja tervena elamine on minu eluga alati kaasas käinud. Alguses pigem sellised juhuslikud valikud, aga täna selgelt tunnen teema mind kõnetab, on mulle tähtis ja suur tänu, et saan võimaluse siin ka teiega koos selle teemal arutada. Georg, ole hea, tutvusta ennast ka. Ja, tere kõigile, mina olen Georg Linkov, Kärdla poiss, Tiigi tänavalt ja eluaeg mänginud Hiiumaal jalgpalli lisaks kõigile teistele spordialadele. Jalgpalli siis kokku juba tänaseks 40 aastat ja ühtlasi ka Hiiumaa jalgpalli tegevjuht. Ja spordiga kokkupuude on siis olnud ka läbi omavalitsuse, kus me panime aluse sellele, et hiidlased oleksid uuesti purjetamisel maailmameistrid 6-7 aastat tagasi Kärdla sadama avamisega ja siis ka sadamate sihtasutustele jõudsime panna aluse läbi mille on siis liigutud edasi sellel suunal, et kõik Hiiumaa sadamad oleksid hästi korras, kaasaegsed ja võimaldaksid noortel
puretamisspordiga tegeleda. Ja hiljem siis juba spordikeskuse arengud alates üldplaneeringutest ja ideekonkurssidest, aga selle juurde me tuleme ka hiljem tagasi. Aitäh! Tere, minu nimi on Martin Lauri ja olen ka Hiiumaalt, pärit Kärdlast ja siis juhin uut peakäivatavat spordikeskust. Spordiga seos on selline, et pigem olen tervisesportlane. Siin olen nagu jooksualadel ja ka nii-öelda matkamises tulen ennast koduselt, aga üritan ka siin kergejõustiku teisipäevadest osa võtta ja sealt üht-teist juurde saada. Jah. Tervist! Oma repliselt. Mina sattusin siia 5 minutit tagasi lihtsalt kellegi asendusliikmeks ja ma vaatasin, kuna kõik on spartlased, et siis tõenäoliselt see asendusliige oli mitte spartlane, et siis tundsin, et võib-olla tuleks tasakaalustada kuidagi seda vaadet, mis hakkab äkki liiga spordikeskuseks minema. Aitäh! Ma kohe igaks juhuks ütlen sissejuhatuseks ära, et tegelikult plaan on arutleda natuke laiemalt tervena elamise ümber. Sport on ainult üks osa sellest. Püüame puudutada ka teemasid toitumine, laiemas pildis üldse, mis on kvaliteetne elu, aga kindlasti arutame ka spordist. Kõigepealt esimene küsimus. Kas tänased hiidlased ja eestlased laiemalt on tervemad kui võib-olla paarkümmend aastat tagasi? Milline meie rahva tervis teile tundub olevat laiemalt? Võib-olla Georg alustad sina, sa oled puutud kokku väga paljude noortega, sa näed laiemalt ja lähemalt. Martin, kui spordihoone lahti teeb, küll sa näed siis seda veel lähemalt, eks ole? Ja, suures pildis tegelikult see seis ei ole halb. Meil on tulnud päris palju juurde harrastussportlasi, meil on riik teinud ära päris palju selleks, et meil taristu areneks, meil on matkarajad ja sportimiskompleksid ja nii edasi. Aga täna ikkagi paljuski taandub see sellele, et on muud ahvatlused ja need muud ahvatlused on tulnud sellest digimaailmast. Väga tihti me konkureerime sellega, et lapsed on liiga palju arvutis ja nüüd siis mõeldi välja neil veel pisemad arvutid telefonide näol ja need on neil absoluutselt igal pool kaasas. Väga keeruline on ikkagi spordijuhtidel ja treeneritel motiveerida lapsi ja võistelda selle helesinise ekraaniga, mis teda tegelikult 24/7 saadab. Aga kas nende telefonide arvutite digisõltuvus peegeldab ka tulemusi, ütleme, kui me räägime lastest, sportlastest, noorsportlastest, kas seda tunda ka, et sooritused on nõrgemad, ma ei tea, õlad on rohkem mängus, kas lisaks sellele, et see võtab tähelepanu ära, nad trenni ikka jõuavad, või on trennis ka telefonid nägus? Trenni jõutakse, aga üks indikaator, mis riigis tervikuna on see, et kui noormehed jõuavad sõjaväkke, siis tegelikult need esimesed testid, mis nad teevad, näitavad, et me oleme läinud ajas tagasi ja see selline sisseelamise aeg kujuneb oluliselt pikemaks enne, kui see füüsis järgi tuleb ja alles 3-4 kuu mõõdudes nad suudavad teha neid sooritusi, mida varasemalt tehti siis, kui esimesel päeval sõjaväkke mindi. Et selline vahe on tuntav. Ja mul on seda lihtne öelda, kuna ma olen 15 aastat sõjaväes poiss vastu võtnud ja jalaväekooli juhtides seda ka igapäevaselt näinud. Aitäh! Omar, vallajuhina sa võib-olla näed laiemat pilti lisaks noortele ja sportlastele. Meil on ka ju
mittesportlased, ka vanemad inimesed, sest meil on kuidas siis öelda, see sotsiaaltoetuste mehhanismid ja läbi selle paistab ka ju rahva tervis laiemalt välja. Inimesed on tervemad, on nad haigemad. Alustuseks ütlen, et 100% nõus Georgiga, et täpselt see õige jutt. Aga et justkui tunduks, et meil keskealised inimesed on tervemad kui 20-30 aastat tagasi. Et kindlasti oma osa on see, et joomine ei ole enam selline prioriteet kui võib-olla 30 aastat tagasi, eks oli kolhoosi lõpp oli. Aga jah, ja ütleme siis keskealised ja eakamad inimesed püüavad minu meelest rohkem hoolitseda oma tervise ja siis heaolu eest, hea olemise eest siis ütleme just. Aga et kuidas see lõpuks õnnestub, see võib-olla nii hästi välja ei tule ikkagi, kui see soov on, eks ole, et suhtumine on õigeks läinud, aga kas meil on siis ajaprobleemid, et me ei suuda leida ikkagi lõpuks seda aega, et piisavalt tervislike eluviisidega tegeleda või mille taha see jääb, et võiks nagu tihedamalt olla kasutust kõikvõimalikel siis ujulatel, võimetel, tegevustel. Ja. Aitäh! Ma tulen kohe teema juurde, mis mind isiklikult väga on kõnetanud, et kui mina käisin Emmaste koolis, siis meie elasime tervelt nii, et me sõitsime rattaga kooli, mõnikord jooksime ja samamoodi läksime koolist tagasi. Aga koolis, vähemalt meie koolis ei olnud absoluutselt mitte ühtegi spordilahetist, kui need põllud ümberiti välja jätta. Seal puudus staadion, puudus saal, puudusid elementaarsed sportimise võimalused, aga ometi ma vaatan neid klassipilte, eile mul oli klassi kokkutulek, vaatasime vanu pilte, kõik olid kriipsukesed ja olid maatoidu peal kasvanud, see on kartulit ja liha, kala ka natukene. Tänaseks jällegi Emmaste näitel, aga ka Kärdlast kohe tuleb uus spordijoone. Ma julgen öelda, et meie infrastruktuur, mis soodustab terveid eluviise laiemalt, matkaradasi, purjetajaid, ma vaatasin, just lapsed sõitsid, meeletu areng on toimunud. Martin, sina hakkad kohe juhatama või juba sa tegelikult juhid siis Hiiumaa parimad läbi aegade spordikeskust, spordihoonet, milles on väga palju võimalusi. Millised ootused sinul on meie inimestele, sinu tulevastele klientidele, kuulates Georgi tähelepanekut, kuulates Omarit, mõeldes täna natukene ka seda, mida sa juba oled kogenud, et mis ootused sul on selle spordikeskuse külastajate osas? Kas nad on harrastussportlased, kas nad on tippsportlased, kas sa kuidagi suudad ette näha sellist mõju pikemat ajalist, et meie noortest kasvaksid tervemad inimesed, meie vanemad inimesed saaksid ennast seal sirutada, ringutada, lainutada. Räägi natukene sellest. No eelkõige tegelikult jah, taristu loob tingimused, annab tingimused ja sa eelnevalt natuke puudutasid ka, et olukord on läinud nagu paremaks ja ma arvan, et uue keskusega nagu läheb veel paremaks, sest ütlesin ka paar nädalat tagasi kergejõustikuliidust kohtunikuga seal ringkäiku tehes ütles ta, et kui ennem ei olnud mitte midagi, siis nüüd ikka on midagi, kust nagu võiks hakata lootma, et inimesed tulevad hakkavad tegema ja kui nüüd võtta seda skaalat kes täpsemalt, siis ma arvan, kõik on oodatud. Eestkelt lapsed, eks ole, aga see alade nagu kasutus seal on suhteliselt lai ja see ei pea olema ainult, et on laps ja nii-öelda harrastussportlane, tippsportlane. Et võib-olla ka, ütleme, tervise sportlane leiab sealt endale selle nii-öelda võimaluse, kui on just selline, nagu ta on. Et
saab teha ka nagu tubastus tingimustest neid asju, mida tegelikult varem Hiiumaal teha ei ole saanud. Ja tuleb nõus olla, et infra on tõesti väga, väga tähtis ja loob kõik eeldused. Ometi, kui me räägime korraks spordist ja sporditöögitagustest, siis lapsed ega ka noored ei tee ju üksinda seda sporti trenni, seal on vaja treenereid, tugipersonali. Ma vaatan jällegi kas või Emmastes. Tegelikult ehitasime uue tenniseväljaku valla abiga. Ei ole treenereid, ei ole mängijaid. Staadionil ka mõnikord ma olen näinud seal mõni silkab, ei ole väga palju inimesi. Milline täna meie spordi tugiteenuste, lisaks infrale, siis tugiteenuste personali olukord on, Georg, sa näed seda köögi poolt läheb? No kui me võtame 5-6 aasta taguse seisu, siis ikka olukord on läinud märgatavalt edasi, et nende tugiteenustega ja treenerite baasiga on nii, et nad tuleb ise koolitada, ise üles ehitada, ise leida ja ise nendest treenerit hoolida. Et kui siin 6 aastat tagasi Katrin lõi Hiiumaa spordikooli uuesti ja mehitas sealse tiimi, siis nemad hakkasid kohe oma treenereid nullist hoolitama ja kõiki kategooriaid järjest läbima, seda soodustama, seda treeneritele siis kinni maksma. Täna on enamik neist jõudnud 5. kategooria treenerite staatusesse ja nad saavad päriselt siis sellist trenni anda, millest on noortele kasu. Ja täpselt samamoodi siis jalgpalli puhul, et kui 10 aastat tagasi loodi siis mittetulundusühing Hiiumaa jalgpall, hakati süsteemselt gruppidega tööle, võeti lapsed kõikidesse vanusastmetesse, tehti 8 gruppi, siis täna 10 aastat hiljem on siis esimene poiss sellel suvel põhimõtteliselt antud laenulepinguga meistriliiga tasemele mängima. Ehk siis me nägime seda poissi siis, kui ta tuli. Ta oli 9 aastat vana ja täna, kui ta hakkab siis saama 20, on ta esimest korda Hiiumaalt on poiss, kes mängib meistriliigas Viljandi tulevikus. Et kui maja ehitad, siis ikkagi vundamendist peab hakkama pihta, et see vundament peab olema hästi lai, hästi tugev selleks, et ta hiljem kannaks. Kindlasti nõus sellega. Omar, vallas te ju mõtlete selle peale, et kui betoon on valatud, asjad on püsti, katused on peal, siis tõenäoliselt toimivad, on teie laudade ümber käivad vestlused, et kuidas motiveerida treenereid, kuidas suunata inimesi kasutama objekte üldse laiemalt tervise valdkondadel. Kuidagi julgen arvata, et mingid vestlused sellel alal toimuvad, eks ole. Võib-olla räägi natuke omavalitsuse vaadet siin, et kuidas omavalitsus saab tervena elamist toetada? Nii, ütleme, et pigem on see olla selline poliitika selles, et võiks häid inimesi leida juhtima neid nii spordikooli kui spordikeskust nüüd, kui erinevaid siis valdkondi. Et olla valitsus ise ei peaks nagu nii siiski detaili suutma minna, et ta mõtleb välja nüüd nipid või hoovad või pigem ikkagi kuulame oma ala spetsialiste ja inimesi. Et seal nüüd on ilustaks jalgpall see üles ehitatud, aga see teine pool on, et Hiiumaal on lapsi ikkagi nagu see üles loetud number. Et õnneks see number on nüüd siis 10 aastat enam paigas olnud ja ei paista aga vähenemist lähiaastat. Et selles mõttes positiivne, aga
ma arvan, et see number oli lihtsalt väike. Ja kõik selle tasakaalu leidmine, et kuidas erinevaid siis alasid ja ka teised huvitegevused selles järgi saaksid nagu toimetatud, et tõenäoliselt see on see keeruline koht, See, mis ma tahtsin korraks segan vahele, kuhu ma nagu tüürin, on see, et üks asi on spordi ja mingi toetamine materiaalselt ja keskkonna loomine ja nii edasi. Ma tegelikult nagu laiendame seda teemat, et mida tervemad on inimesed, seda vähem näiteks nad vajavad oma elu vanaduspäevil ju tuge ja abi, eks ole, on ju nii. Et see tegelikult on ikkagi kompleksne teema, mida omavalitsus kindlasti peab ju mõtlema ja arvutama, et täna tehes panuseid investeeringustrateegiat, luues parema keskkonna, on ka tulevikus väiksemad kulud sotsiaalhoolekandes. No, ma ütleks, et siin me võiks pigem nagu riigipoliitikasse minna, et selleni välja, et Sõõrumaa on oma mingeid vaateid avaldanud, eks ole, kuidas väga kardinaalselt muuta, eks ole, tervises, paardi ja haigekassa kõiki suhteid, eks ole, et mina olen seda meelt, et jah, et tõsi ongi, et sealt tulebki see väljapääs lõpuks, eks ole, sellest natuke lõksust, eks ole, et me kogu aeg tegeleme haigustega ja meil ei jätku raha selleks, et tervet elamist, eks ole, toetada. Aga ma julgeks nii öelda, et see on nagu selline täitsa Eesti poliitika taseme otsuste ja põhimõtete muutmise koht. Et jah, et kas on võimalik nagu kuskil väga väikses kohas oma mingit pilooti teha, et see on mõtlemise koht. Aitäh. Martin, kas tervena elada on kallis? Ma ütleks, et täna siin ei ole kallis, sest et sa ise teed ka näitab, et omal ajal läksid kooli rattaga, eks ole, tulid koolist rattaga. Seda kõik saab tegelikult täna ka rakendada, et liikumine on ikkagi igaühe nagu enda kätes, ja täna ütleme, need teenuste hinnad ei ole ka sellised, et seda ei saaks väga lubada. Võib-olla siin klubide poole pealt natukene ei oska kommenteerida, kuna nii sa vaatan sinna, aga kui tahta nagu liikuda, siis selle võimalik leiab. Ja läbi selle siis nagu olla tervem, ma julgen küll väita, et see täna üle kallis. Kui sa, Georg, neid noori ja lapsi näed, mõnikord ka sõjaväes, eks ole, vanu aeg, kuidas me toitume täna? Kas siin on midagi, kas on mingeid arenguid, kas natuke liigume paremas suunas, liigume tagasi, digisõltuvusest me rääkisime, aga jätame selle kõrvale. Toidul on ju ülitähtis roll tervena elamisel. Oled nõus? Jah, siin on raske nagu vastu vaielda, et kui autole panna vale kütust, siis ta jääb päris kiiresti seisma. Reaalsus on see, et maailmas on toitu vähe ja siis on toidutehnoloogid poliitikute survel jõudnud siis selleni, et on vaja välja mõelda uut toitu ja teha laadseid tooteid. Teha juustulaadseid tooteid ja lihalaadseid tooteid ja päris toit, mis maast tuleb, seda kõigile ei jätku ja me sööme iga päev järjest rohkem välja mõeldud asju. Ja siis me vajame ravimeid, et sellest pärast toimuda, kuna organism ei võta seda omaks ja see ei ole inimesele loomuomane. Sööja hästi tihti selliseid asendusi ja plastmasse. Kõige selline levinum näide, mis YouTube'is levib ja mida noored on saanud vaadata, on see, et kui võtta McDonaldsi hamburger
ja võtta see sai kätte ja siis panna ta kraani kaussi sooja vee alla ja teda leotada, siis kui see nii-öelda nähtav osa sealt ära kaob, siis teile jääb peo sisse selline nutsakas paber. Et see on see, mis teda hoiab kohevana ja värskevana. Et see on reaalsus. Pealt vaadates täpselt sama, et see burger on justkui lihast tehtud, aga seal ei ole vähimatki osa, mis üldse päris loomalt nagu pärineks. Et see ei ole tegelikult hea tee, aga kuna inimesi tuleb maailmasse kogu aeg juurde, siis mõeldakse välja kõik võimalikke imevigureid, et selle rahva hulgaga toime tulla. Spordil, toitumisel, kahtlemata väga suur roll vaba aja veetmisel, liigutamisel. Ma korraks kompan teemat, milles ma ei ole kindel, et me keegi pädevad oleme, aga no proovime ikkagi omana. Kas te olete näinud, lugenud uuringuid, kas on endal mingi tunnetus, kuidas selle hiidlase vaimse tervisega on? Eriti täna, nüüd kui koroona on möllanud siin 1,5 ja 2 aastat, lehest ma iga päev loen, et väga halvasti on. Kas me kuidagi nagu näeme seda elus ka lähemalt? Kas on üldse on see üldse teemaks tulnud meile lauale? Ma pean silmas just omavalitsuse lauale. No, mõtlen lihtsalt, kui 2 päeva tagasi just käisime giidiga Armelise lossis, et siis giid jälle tutvustas, hiidlased on need, kellel on aeg küll ja kõik see meil tuttav nagu sissejuhatus, eks ole, et mine sa tea, et äkki ikkagi ongi midagi veel alles sellest vanast hiidlase olemusest ja see võiks nagu kaitsta küll pisut, eks ole, selle stressi ja ülemõtlemise ja ma ei tea, mille ees, eks ole, et ehk, et ma küll loodan, et äkki meil on pisut nagu selline järvem ellusuhtumine ja siis vähem seda poolt, eks ole, aga see on ainult lootus ja siuke nagu ettekujutus võib olla. Statistikat ei ole. Praegu on natuke vara ka, eks ole, ütleme, selle 1,5 aasta kohta midagi arvata, hinnata. Aga kahtlemata ma ise olen seda meelt, et vaimse tervise pool moodsas ühiskonnas muutub ka tähtsamaks ja eks me omal moel kahjuks või õnneks puutume sellega kindlasti kokku. Tuleme tagasi spordi juurde. Me oleme siin 4 meest, aktiivsed spordiga väga lähedalt, puutume iga päev kokku. Hiiumaal on välja kujunenud teatud spordialad, mis on olnud edukamad kui teised. Jalgpallist oli juttu, purjetamine absoluutses tipus. Täna toimuvad ju Tallinnas ORC avamere purjetamise maailmameistrivõistlused, seal on hiidlasi päris 10 vist võistlus tules ja mängivad kõrgetele kohtadele, orienteerumine, kerge jõustik ja nii edasi. Martin, kas me peaksime tippu teravamaks ajama? Kas me peaksime tegema veel täpsemaid valikuid noorte sportlaste kasvatamisel? Kas me võiksime mõelda nii, et teeme Hiiumaast näiteks väga tugeva mingi spordiala tipu või hoiame pigem laiapõhjalisust, teeme natuke kõike ja loodame, et need tipud kasvavad välja? Ma natuke kaldun arvan, et need tipud kasvavad ikkagi klubidest kuskilt ise välja ikkagi nagu mingitel hetkedel. Meil on, ütleme, see amploa on üsna lai, meil on erinevaid spordlased, on võrkpalli, on korvpalli, on jalgpalli, on tennist, on purjetamist, orienteerumine, kergejõustik, et see on ikkagi selline tipu leidmine, teraviku nagu veel teravamaks ajamine. Ma arvan, et ikkagi seal treener peab ise nägema, et siis kas
kas on nainest ja siis ma arvan, et see on niisugune pikem protsess ja töö nagu Georg ennem siin mainisid, et see on nagu, kui poiss tuleb 9 aastaselt, tuleb trenni, eks ole, ja siis nagu hiljem saab alles selleks nii-öelda võimalused, et nagu ennast veel tõestama hakata, et ma arvan, see on niisugune pikk protsess, et niimoodi, siin on suur töö treeneritel ja nii-öelda ka taristul ka, et sul on see koht ja võimalus ja kindlasti on ka see sportlase nii-öelda lapse enda tahe ka siin juures, ja kõik sellised toetused kindlasti, nii kodust kui siis nii-öelda sõbrad klubi ise, et ma niimoodi raske öelda, et kas me peame tippu teravaks ajama, otsima seda, aga ma arvan, meil on nagu, mida laiapõhjalisem on see võimalus meil endal nagu, seda suurem on see võimalus, et neid tippe sealt tuleb. Aitäh! Georg, spordimehena on eeskujud tähtsad, on nii. Hiidlastele kindlasti eeskujudeks on teised hiidlased, tippsportlastele teised tippsportlased ja nii edasi ja nii edasi. Me kunagi ei tea, millises külas või kus nurgatagant ilmub absoluutne järgmine tipp välja. Aga me oleme siin arutlenud selle üle, et meil on päris hea infra, staadionid, spordijooned, tenniseväljakud ja nii edasi ja nii edasi. Hiiumaa on ikkagi täna ju ainult 10 000 inimesega koht, ma teeks 10 tongi täisega suurusjärk, eks ole. Ja sõites ringi, näed ikkagi need rajatised on kas vähe kasutatud või suisa tühjad. Milliseid võimalusi on meil kutsuda siia eeskujusi? Kas siis trenni tegema väljastpoolt Hiiumaad, laagritesse, spordikoole, treeninglaagreid ja nii edasi ja nii edasi. Georg, mis sa arvad? Kas me saaksime midagi paremini teha? No paremini saab kindlasti teha, mul kohe meenub paar lugu, aga siin paari selle eelmise küsimuse vastuseks veel, et mis ma ise nagu tunnetan, et kas see vaimne tervis on oluline või mitte, siis Hiiumaal on ju teadupärast üle 50 erineva seltsi. Et siin käinas on Odratolgused ja Orjakus Jänesesaare mehed ja kohvilänkrid ja Pätakavallaga. Aga mida ma ise tunnetan on see, et suvehiidlasi tuleb juurde, ära karanud hiidlasi tuleb ka juurde, aga kannatliku seltsi hiidlasi jääb järjest vähemaks. Et see on mõtlemise koht. Spordis eeskujud. Meil kindlasti on need eeskujud olemas, et tasub vaadata, mida keegi on ajas teinud ajal, kui neil ei olnud toetust. Meil täna on selles mõttes vedanud, et nii omavalitsus, aga ka kõik Hiiumaa suuremad ettevõtjad on meisse uskunud ja nad on meid toetanud aastakümneid. Näiteks Hiiu kalur, kes toetas siin Orjakus terve oma eksisteerimise aja purjetamist, on sellest ajast peale toetanud Hiiumaa jalgpalli. See hooaeg on juba 31. hooaeg, kus nad toetavad iga aasta Hiiumaa jalgpalli selleks, et see rahva tervis areneks ja meil ei ole võimalik nagu kedagi maha jätta. Meil see kriitiline mass, kus me tippe otsime, on nii väike Hiiumaal, et see ei ole mõeldav, et keskenduda 1-2 inimesele. Me peame suutma kõike hoida liikumise juures ja minu üks eeskuju on olnud ju Lembit, et tema on alati rääkinud mulle seda lugu, et te võite olla nagu hästi kõvad mehed, aga päeval lõpuks tasub alati mõelda nagu sellele, et tuleb uus ja tuleb veel parem ja teid asendatakse ära. Ja siis ta on toonud seda näidet, kus tal üks poiss hakkas trennis esinema ja ei jõudnud õigeaegselt kohale ja pidas kõiki siis teisi endast nõrgemaks ja ennast teistest paremaks ja Lembit ütles, et väga hea, aga tule siis siia, et siin on veejämber, sa paned sõrme sinna sisse ja kui sinna jääb auk pärast seda, kui sa sõrme välja võtad, siis sa oled asendamatu. Ja nii ongi, et alati tuleb keegi, kes on veel parem. Ja viimane olümpiaga seda näitas,
et inimene areneb, inimvõimed arenevad, treeningvõimalused arenevad, kogu taastusprotsess areneb ja alati tuleb keegi, kes on veel parem, nii et tasub sellele kindlasti mõelda. Suur tänu. Meie sessioon lõpeb kell 1, jah? 13.30 või? Oi, siis me peame ikka hakkama teemas juurde mõtlema. Kuidas? Antakse, teemegi niimoodi, et küsiks korraks siis, enne kui edasi liigume rahva käest, ka mõned küsimused, mõtteid. Kas tohib? Jaa. Meest üle võim on olnud kogu aeg. Üritus avati küll naised Hiiumaa spordis, aga mikrofoni vaja, kui natukene on võim läheb või alles. Olen enemeid. Olnud kaua aega Hiiumaa spordis, igasuguste tasemetel. Aga pidades silmas tänase päeva... pärast saavad seda kuulata, siis võtke endale kätte ja kõrva ei näe midagi palun. Pidades silmas tänasel päeva teemat, ma läheneksin asjale hoopis teistsuguse nurga. Kõikidega nõus Hiiumaa sporditaristu või kehakultuuritaristu või kuidas seda öelda, on hetkel ja sügiseks parim kunagi olnud aegadest. Liikudes natukene Hiiumaal ringi, vaadates lasteaedasid, lasteaedade õuesid, koolimajade õuesid, on näha, millised võimalused ise tegemiseks on. Ja tegelikult ongi see, et kui tihti seal siiski neid ise tegijaid näeb. Ma elan hetkel Viskoosas ja ma näen tegevust korvpalliplatsil. Vahel prouad mängivad tennist, vahel on ka võrkpalli võrgu ääres mõni tegija. Aga jõusaal on kasutamata, ei näe ma seal lauatennise mängijaid ja nii edasi. Kui me siis lisame sellistele taristutele veel meie Hiiumaa keskkonna, mis on looduse poolt heaks kehakultuuri ja spordiharrastuseks meile antud, siis ütleme, et spordi harrastamiseks meil on parimad võimalused kui kunagi varem. Aga võib-olla me peaksime lähenema asjale hoopis selliselt, et kui teadlikud oleme meie ja meie järeltulevad põlvkonnad tervise tähtsuse olemusest ja kuidas olla terve. Et kuidas toimub, kuidas on ette valmistatud praegused 20, 25, 30 juba praegu teie noorhärrade, lapsed ja lapselapsed ette valmistatud tulevaseks eluks ja kuidas olla terve. Seda peavad ju praegused lapsevanemad teadma. Ma ei ole enam praegu nüüd nii kursis ei lasteaedade ega kooliprogrammidega, aga ka nende liikumistundide programmid tõenäoliselt on muutumas normist hoopis sellele teisele suhtumisele, kuidas olla terve. Ja siin tuleb ju mängu veel see toitumine, mida ei Lepitsaueri noore seas ega minu nooruses päevakorda ei tulnud, sest oli loomulik liikumine ja oli loomulik toitumine sellest, mida kodus kasvatati. See on tänapäeval kadunud. Nii et tervise ja kehakultuuri, mida siis kaasa öeldakse, paradigma on muutumas. Ja nüüd teist noorhärrad, kes olete selle seas, kes võtavad vastu otsuseid tuleviku heaks, sõltub ju nüüd see, millised on need otsused praeguste 5-aastaste kontekstis, milles nemad ju hakkavad elama. Praegu kahjuks ei ole siin ka ühtegi
lasteaiast ega koolist ega trenni läbiviijat, et täpselt Margus sinu küsimusele vastata, et millised on praeguste laste füüsilised võimed. Aga tõenäoliselt võiks kesta arutelud selles ringkonnas, et muuta seda paradigmat. Et need peaksid olema nagu käsikäes, et kuidas liikudes olla terve ja ka hästi toituda, mitte ainult Coca-Colat juues ja hamburgerit süües. See on minu meelest üks selline lähtepunkt võiks olla tulevikku vaadates. Ja Hiiumaa suhtes see asi, et kuna see õpilaste, laste arv ei ole ju praegu suurenemas, on väga hea, et meile tuleb juurde noori peresid, kes arvavad, et laste kasvatamine sellises keskkonnas nagu on Hiiumaa on parim. Olgu see siis see tulevane kõpukool, mis tuleb, või mis tahes väike kool. Ja kui te olete tähele pannud, siis maakoolides õppinud lapsed, Margus peaks enda nahal seda teadma, et nende oskused, teadmised ümbritsevast elust on palju laiemad ja ka see hakkama saamine tulevikus siis kõrgemas astmes koolis kuskil mandril on hoopis teine tase. Ta ei ole selles kitsas koridoris, vaid ta haareb laiem. Minul on vähemalt selline kogemus, sest olen ka nüüd olnud siis lapsi õpetanud ja nagu juhi, mul on olnud Hiiumaa kogemus. Aga siis spordivaatest võiks ju küsida alati niimoodi, kuidas Hiiumaa paistab silma Eesti kontekstis. Kas Hiiumaa on Eesti spordimaastikul nähtav? Ja millisel tasemel? Sest spordibaaside poolest olime me juba hulk aastaid tagasi täiesti arvestataval tasemel, mitte kehval tasemel. Sest miskipärast hiidlaste tolleaegsed juhid, kui oli lasteaedade renoveerimised, koolide renoveerimised, on osanud ära kasutada need võimalused selle ajal ja sellepärast on need praegused tingimused sellised, nagu nad on ja on loonud lõid põhja sellele, millest Lembitsalu rääkis, et oli selline tippaeg. Aga ega siis teised maakonnad ja kohad ka ei maganud, kõik arenesid edasi ja läksid ju maada, eks ole. Kärgastaad oli see valmis, aga 5 aasta pärast oli ta juba vana. Sellepärast, et järjest tulid uued asjad, et sellega järgmised põlvkonnad peavad nagu arvestama. Ja mõtlema vist peaks ikka nagu ettepoole. Kuidas saavad hakkama nende otsuste põhjal, mis praegu on 5, 10, 15, 15-aastased oskavad praegu juba öelda, mida nad tulevikus 5 aasta pärast tahaksid näha. Nii, te saame võimaluse neid mõtteid päästada. On seda jõugi või tahate telefonili punkti tuua välja? Ene, aitäh väga sisulise jutu eest. Sul on kahtlemata pikk elukogemus ja pikk auaks spordijuhina. Sa võib-olla näed neid muutusi läbi aastakümnete rohkem, kui me siin võib-olla teised näeme, et sul on õigus, et me siin oleme sellised 4-50-aastased noored mehed ümber laua, näeme ainult oma spektri, aga sinu tähelepanekud kahtlemata on väga õiged. Ma enne kui sõna edasi annan, ma korraks peegeldan ise ühte mõtet, mida sa juba ütlesid, et mul on au olla Hiiumaa sadamate nõukogu esimees ja muuhulgas siis istume ka täna ühes meie sihtasutuste hallatava sadamas, lisaks meie Kärdla, Sõru ja ka kohe Kalana. Ja kui te aknast olete näinud võib-olla siin viimase ilmaga, on päris mitu noort purjetajat mööda käinud ja me sadamate strateegias, mille nimi on Sadam, oleme väga selgelt välja toonud selle, et meie kui omavalitsuse sihtasutuse üks strateegiline eesmärk on luua keskkond, kus purjetajad saavad tegutseda ja ma julgen küll öelda, et see strateegia kannab vilja.
purjekad sõidavad siin isegi selle vihma ja tuulega sisse välja, et taga kalatada oma basseinis. Meil toimivad spordiklubid selles, näete siin üks noorpurjetajate isa tuli ka meile Reindule istub. Nii et mõned asjad on päris hästi läinud. Samamoodi kindlasti julgen öelda, et jalgpall, orienteerumine, kergejõustik, et meil on minu meelest päris hea sellise tennis, päris hea eestvedajate ja pika vaatega inimesi, kes seda asja natuke teevad. Aga ma nüüd kasutan võimalust, vaatan Kajale seal otsa. Kaja, kui sa siia juba tulid, sa tead, et sa minu käest ei pääse. Ja moderaatorina kasutan võimalust küsida sinu käest hiidlaste toitumusharjumuste kohta. Me oleme palju rääkinud trafaretsetest, Coca-Coladest, hamburgeritest, aga Hiiumaa köök ja pagar toidab hiidlasi. Ja sina tead täpselt, mis te sinna sisse panete ja mis müüb ja mis ei müü. Räägi natukene, mida hiidlased söövad? No tere. Ma lootsin küll, et ma ei pea täna rääkima. Aga ega mul head öelda ei ole selles suhtes, et meie ettevõttel läheb väga hästi ja hästi läheb kondiitritööstusel. Et kui me räägime siin leivast, mis siis võiks olla see, mis eestlast toidab ja meil on Pagarite pargis pink, kus me ikkagi täname selle leivatööstuse ülesehitamise eest ikkagi seda leiva traditsiooni. Sest Hiiumaa leivatööstus algas siis ikkagi leivatootmisest. Siis täna on nii, et kui me ka leivatootmisi oleme saanud niimoodi enam-vähem pidama ühele kohale ja ta vähemalt enam ei lange, siis kondiitritööstus võrreldes eelmise aastaga on kasvanud 25%. See tähendab koogid ja tordid ja kringlid. Et selles suhtes mul ei ole head öelda, aga kui meie majas käivad ekskursioonid ja käivad laste ekskursioonid nagu leiva nädala raames, siis me pakume neile erinevaid leibasid maitsta. Ja nad on väga-väga üllatunud, et need leivad on nii maitsvad. Ja siis nad lähevad koju ja ütlevad, et nüüd me edasi sööme Hiiumaa leiba ja see oli kõige parem leib nendest siis meie 11 leivasordist. Aga siis on ka tüdrukuid, kes ütlevad, et oi, et leiba ma võin süüa, aga saia ma ei või süüa. Aga minu sõnum on alati see, et saia võib süüa, kringlit võib süüa, kooki võib süüa, kõike võib süüa, aga kõike peab sööma normaalselt. Et seda ei saa süüa pätsi ära ja seda ei saa süüa seda tükki tervenist ära. Et minu toitumise põhimõte on alati olnud see, et kõike võib süüa mõistuse piires. Aga veel toidust siis nii palju, et ka kui vaadata köögi poolt, siis see traditsioon, et ostetakse neid pooltooteid. Et ma arvan, et see ei kao ka kuskile sellest kiires elus ära. Et ikkagi selline valmis salat ja küpsetatud kotlet ja see ikkagi on ka väga tõusev trend. Ja nüüd on siis toidutootja südameasi, et kui palju ta sinna siis paneb sisse seda, mis sa kodus ei paneks. Ja selles suhtes oleme me küll olnud väga ausad. Et me oleme püüdnud ikkagi hoida need tooted puhtad. Ja selles ma pean ka tänu ütlema juba aastate taguse meie tootmisjuhi Eevi Pukspuule, kes ühel hetkel, kui see väga keemia nendesse tööstustesse tuli, siis ta väga põhimõtteliselt ütles, et ei. Me kas või kaotame oma turu, aga me ei lähe kaasa sellega, et me paistutame oma saiad pehmeks, mis püsivad nädalaid ja leivad ja ka salatit täna me ju ei pane nendesse, nende mineralisatsiooniajad on lühikesed ja pigem siis ikkagi püüame jääda selle naturaalsuse juurde. Aitäh, see oli väga põhjalik selgitus. See on mulle isiklikult, pigem üllatus, et kondiitritoode tasakaal kasvab, aga mis teha? Selline on see elu, et me saame ainult jälgida, vaadata, võib-olla natuke suunata, inimesed teevad oma valikud ise. Kas saalis keegi Lembit soovid rääkida, äkki sa ole hea mikrofoni?
ei pea, tõusma ringi. Pane täitsa suu juurde see kord. Ma ei oskagi nii äkist öelda, sest valdkond on palju, mida tahaks rääkida. Muidu ma kõigepealt kamal, ma nii vana võib-olla päris mõelda. Aga kas sa kõigepealt inimest vaadata? Milline toimub inimese areng? Kui minu lapsepõlvel oli Peeter 80-ne poissiga pikk mees, mis tänavast välja. Kui minu lapsepõlvel oli 67-aastane mees, vana mees, mis praegu välja. Minu poisid ettetajad 50 noored näed. Olekski noored näed. Sest oli olukord muutunud, meil on inimesed, poist, meie pandimängude poisid on kõik juba 2 meetri ja pikad poisid. Ja kui mina olin noor poiss, siis Põllam oli 90 või niimoodi. Elu läheb igati nii edasi. Aga mis on mõttele veel, et tohutu lätte. Tead, see loomushüppe, see varmikeskkond, need muutuvad noortes mitte oluliseks. Tulevad uued spordijana, nende peale peaks õmbestama. Nende peale peaks tugevalt määrama. Aga mis ma nüüd Georgiale teha? Ma ei tahtnud sellest ma läheks meiste liigasse. Kui tuleb meiste liigasse ja mängib selle aastane aasega kaudu, see 3-7, siis see on mul see teeb. Aga kui sa mängid teises liigasse ja vedab Viljandi 2-1, rõõmugu maailma, on see nii. Nii et raha on spordis eriti suur summa. Ja need asjad ma tahtsin ka teile näidata veel. Kas te panite tähele, mis selle Mestiga toimub? Aga Mestiga toimub see tohutud miljonid. Üks jalgpallur 70 miljonit aastas. 35 miljonit. Me ei tea eladaski sellises tasemel. Aga see nii selle ja nende muust meeskond tuleb ühe nalja ma räägiksin ka veel, kui tohib. Mis see vanameistri takastab? Ei tea, võib-olla nii, et see ju aegel oli küll. Mina lähen staadionile, Harry Hätta tuleb mulle vastu ja kergelt klubi. Eeldelen tuleb suur läheb. Meie toimub mul mälestusvõistlustele tuleb randalabrigaad ja tegelikult tavaliselt tipp-brigaad. Ma ei tea, miks see tuleb, kui me võitja läheb mõtlusega 13-5, ja mina me veel välja vastu. Ja pole nii laeg, mida ma oskan näha. Ja siis tõstab, aga meil on korraga toimub mälestusvõistlused ja korraga Hiiumaa võistlused. Ja mis, kui te vastate seda protokolli, te viiakse seda ainult mälestusvõistlustel olema. Hiidlaste tulemas on nii, et 5-79 aastat tagasi olid paremad kui praegu. Nii et ma ei saa rääkida järgi kõrgpunkti. Ja veel üks asi, lastele tohiks ära jätta mängimas rõõmu mööda mõtte, mööda õuesid ja nii edasi. See annab tervisele rohkem kui võib-olla neid eeldada. Ja selle Anna Lauriga mul on rõõmus mulle, kuidas panna käima spordikool. See on suur maja, aga seal saab mängida unuunaviga, saab mängida mädamuna ja need mängud peavad hästi saada lasta. Sellest ma ei ole veennud, aga kust võtta need tipud ja need tippad on üksikud. Ja see üksikud tipu teener peab olema tohutu teener
ma ei näe nüüd praegu veel nii muresid ja kõrgele inimese võimalusteks tuleb palju vaeva näha. Linkov, et võtame positiivne teinud. Ja teeme. Aga päris treenerid ei tee. Ja päris treenerid ei ole nii palju. Ja enemmän niin kuin, että kun Hiiumaa oli niistä skandinaavista jõudest Eesti sporti, teda toetas edenevast ja teda toetas ka edaseks nii, et taamid on meil olnud ka spordikimpust. Aitäh! Rohkem sõna ei räägi. Nii, aitäh, Lembit! Märt, kas sina tead, mis seltsi hiidlased elavad sinu külas? Mis seltsi hiidlased? Jah. Ma olen seal nii üksi maailma lõpus, et oleks isegi hea uudis, kui seal ei oleks seltsi. Ei, seal on selts olemas, igas külas Hiiumaa oma selts üle jääb. Tead, ma seda enne ei teadnud, aga spetsiaalselt sinu jaoks lugesin Hiiumaa raamatu läbi, 2 kogu teosed on kirjas, et teie külas elavad undijõlklased. Sa oled undijõlklane. Mis teile tunne koemine? Jaa, jäta see meelde. Kui nad küsivad, kus sa oled, sa oled undijõlklane. Kas kole nimi? Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Märt, kas sinul on, kas sa ennast defineerid ise hakanud hiidlaseks, suve hiidlaseks, kes sa oled? Ja kas sul on Hiiumaal võimalus hästi tervelt, kvaliteetselt elada? Või on sinu vaev, või on sinu elu üks vaev ja kannatus undijõlklasena? Sa võid arvata, et see teine variant on õige. Aga eks ma siin ka natukene kibelin mõnda aega. Ma arvan, et kuskil maailmas pole inimest, kes ei võiks teha täpselt seda, mis oleks tema tervisele hea. See, kuhu tulevik on jõudnud, vanasti tulevik, täna olevik on tegelikult hoopis teine, mida on tahetud. Inimesed elavad erakordselt kaua, nad elavad erakordselt kaua haigena. On tänane tulemus. Mõtleksin, et täna siin pannakse natuke ühte patta 2 asja sport, tippsport ka veel kõige lisaks ja siis tervis. Tervisest tegelikult väga ei räägita. Ma arvan, et kõik pannud tähele, et paljudel noortele inimestele sõna sport mõjub äärmiselt pelletavana. Aga kui sa küsid inimese käest, kas sa tahad sporti teha, siis ütleb ei. Kui sa küsid, kas sa tahad terve olla, mis saaks olla inimesed selle vastu tegelikult? Aga kui kõlab sõna sport, siis ta tegelikult juba võõrdub mingisugustest asjadest. Ja võib-olla see on see seltskond, keda kõik siin laua taga istuvad hästi ei mõista. Mina küll mõistan seda seltskonda, kui sul ei ole kodus tulnud kaasa sellist asja või pigem on sul isegi nagu halvustavad natuke suhtutud sellesse. Et mingi sportlane ja see trennis kui mõistust jagada, kõik need muud ilusad klišeed, mis käivad ajast aega ja jäävadki käima, siis tegelikult me teeme mingi vähikäigu siin. Nüüd on küsimus, kuidas terve olla. Kuidas olla terve? Ja minu meelest siin on, see on jälle, kõik teavad, kuidas selle asjaga on, eks ole. Teeme viib ikkagi kooli, tal on mingi turvamure selle lapse pärast, eks viib sinna, ta ütleb, et ei, parem on kui laps terve, parem jõuab lihtsalt kindlalt kohale. Ma olen mõelnud, et kus need lahendused on. Vaadake, mis on moes. Kui me räägime siin spordist, siis tegelikult, kui sa küsid noore sportlase käest, et kas sa teed sporti sellepärast, et sa tahad terve olla, siis see ei ole tõde. Ta tahab jõuda sinna, kus on Messi. Mina ka ei tea, mitu miljonit seal oli, mitu 10 seal on. Ta tahab ilusat elu elada. Minu meelest inimesel ei saa panna pahaks, et ta tahab ilusat elu elada. Kõik tahavad ilusat elada. Kas see peab tingimata olema 80 või 180 miljonit, seda ma ei tea, võib-olla piisab natukene vähemast ka. Aga ta tahab, et tal oleks ilus elu. Mis on parasjagu moes? Ma vaatan, mis on noorte tüdrukute seas moes linnas, võib-olla siin Hiiumaal sellest veel ei teada, siis moes on praegu olla täpselt selline pulk, anorektik, mitte midagi süüa, ka mitte Hiiumaa head saia, mitte, eks ole, isegi seda mitte, millest tuleb ilus paber välja, nagu sa rääkisin, see väga huvitav video, ma vaatan selle kohe kodus üle, kas tõesti tuleb see midagi sellist välja. See on praegu moes, ehk siis ei ole isegi mitte terve olemine, vaid ilus olemine, äge olemine, õnnelik olemine. Minu küsimus on, millele ma vastust ei tea, see, kuidas terve olemine läheks moodi. Ja ma ei ole päris kindel, kas see peaks minema läbi märksõna sport. Sellepärast, et sellel on peletav jõud paljude teiste suhtes, kes niikuinii teevad sporti. Need ilmselt siis ka kuidagi sinna ka jõuavad, neil ilmselt juba on hea, aga see kriitiline mass on mujal. Ma ütleksin, et olümpiamängud tegelikult töötavad vastu, sest mida rohkem on neid, kes sportlased on seal, siis me ju loeme kokku keda? Televaatajaid, kes istuvad passiivselt televiisori eest, pugivad ükskõik millist saia siin maailmas. Me oleme uhked sellele, kui palju on vaatajaid, kuigi selle aasta vähem, oluliselt vähem. Ka teatvaatajad tulevad sinna saali, need olid käinud võib-olla jala natukene sinna tribüüni otsa. Aga tegelikult me teeme karuteene sellega. Järjest rohkem inimesi, kes passiivselt vaatavad, kuidas keegi teine õnnestub või mitte.
Ja veel, mida vaadatakse siis, kui vaadatakse jalgpalli? Ei vaadata ju tegelikult seda tingimata, kes kui hästi alati mängib. Isegi iga viimane, kui koduperenaine teab, et üks taanlane pidi peaaegu ära surema väljakul. See on draama, see on see tegelikult. Hoopis seda otsitakse, see ei ole ka sport. Kuidas Messi tuleb, mis tal seljas on, mida ta ütleb, kas Ronaldo lükkab pudeli põõsasse või lükka, see on sündmus. Nii et show maailm on sellest tegelikult tulnud ja ma küsingi, kus see kasvutegur on tänasel päeval. Kas hirmus väga otsitama, et tule meile siia trenni, kas see toob selle tulemuse, kui me näeme, et väga ei too. Aga kuidas me saame terveks teha selle poisi, vaat siit ma tahaksin küll nõuanda. Aga mul ei ole vastupidi endal. Vabandust, ma vist läksin kõrvale, sa küsida, kus ma elan. Ja see oli täpselt see, mida ma tahtsin, et sa väga lühidalt lembid, meil on aeg kohe otsas. No ütle ära. Vaat selle viigse poisi viib kõrgele tipp ja hea teine. Ja võt neid on väga vähe. Hästi. Aga jaa, Märt viis vestluse täpselt sinna, kuhu oli vaja, et see läheks ja aitäh, et sa... Meil ei ole kellelgi vastuseid ja spordil ei ole midagi halba, aga tervena elamine on kindlasti, ma julgen öelda, kõige suurem eesmärk ja suurem pürgimus. Aga meie aeg läheb ja härra, seal palun äkki Märt ulatad ka mikrofoni ka mõne minuti. Kuna meid kuulatakse online'is, siis mikrofoniga Mina olen tegelikult Saarnaki laiutama esivanemate poolest pärit emapoolselt. Aga selle, mis te praegu räägite, ma tahtsin öelda, et kuidas siin oleks hea elada ja tervelt elada. Siis siia tulles sõitis minust mööda üks maastiku automoodi mees. Mina sõitsin 90-ga peavan igavese tambiga must mööda. Ja eile oli see üleeile. Ma olin Luideal, seal kus oli linna või asula märk, seal sõitis üks mees maasturiga 80-ga must mööda. Ja minu ettepanek oleks see, et kui niisugused, mul on need autonumbrid ka üles kirjutatud, ma ei ütle teile praegu. Ma olen politseis ka käinud sama asja pärast, aga politsei ütleb, me ei saa midagi teha. Ma ütlesin, see mees on praegu siin Kärdla linnas, et läksin politseis, kes must mööda sõitis ja sõitis 120-ga, ma läksin selle mehega ise rääkima. Ja tema ütles, et sa sõitsid mulle järgi, jah, sa sõitsid siis ka 120-ga. Ja siis niimoodi nendel on kõik nende õigustuses olemas, aga nüüd minu meelest oleks niimoodi hea Hiiumaal elada tervelt, kui niisugused autod ja need juhid on teada meil ja neid enam siia Hiiumaale me ei luba lihtsalt sõitma, kihutama. Meie lapsed võivad ju nendele alla jääda, kui nad niimoodi kihutavad. Ja ma olen ühte meest kunagi Kesk-Hiiumaalt viinud, ta tahtis viina saada, hääletas tee ääres, et vii mind viinapoodi ja siis ta rääkis, et ta oli lapse liiklusõnnetuses tapnud, tema oli otsa sõitnud ja laps oli surmanud ja nüüd ta ei oska muud teha kui viina juua. Minu meelest oleks nii, et tore oleks, kui Hiiumaal ei müüdaks viina nii uhkesti, et purjusjuhte ei oleks ja ma arvan, need mehed, kes minust mööda sõitsid, nad ei olnud purjus ja nad on lihtsalt harjunud kihutama. Ja kui neid siia Hiiumaale ei lastaks, siis oleks meie elu siin parem ja tervem. Ma võin öelda nüüd ajakirjanikuna, mis selle loo järel on. Nüüd mõned räägivad selle loo edasi, et oli midagi taolist ja tulemuseks on see, et veel mõned lapsevanemad ei lase oma last jalakooli, sest siin on sellised retsid, kes panevad ringis 120-180 kilomeetrit tunnis. Tulemuseks on see, et meil on veel vähem sporti kui eluviisi kraavinimesi. Jaa, kindlasti on lai teema liikluskäitumine ja üldine ohutunnetus ja taju, aga ma arvan, et me täna sinna ei jõua. Ma vaatan kella ja teeksin viimase küsimuste vooru meie külalistele ja küsiksin meie arutelu pealkirjas sisalduva küsimuse. Alustame Georgist siit päripäeva. Kas tervena elamine on normaalsus või privileeg? Kui vaadata, kui vähe on tervena elajaid, no siis see on ikkagi privileeg, et enamus ikkagi võitleb mõne jamaga, et mida aeg edasi, seda raskemaks see tervise hoidmine läheb ja need, kellel on vedanud, neid on ikkagi väga-väga vähe. Aitäh, Martin!
kui me vaatame, et maailma rahvastik kasvab, Euroopa rahvastik nagu vananeb ja me elame järjest vanemaks, aga me elame nii vanaks, aga me oleme siis ikkagi nagu haiged. Et see tervena elatud aastate hulk ei kasva nii hästi. Nagu siin see kahaneb. Pigem jah. Tuli üks artikkel ei pole lugemisega Statistikaametis, et seal kuskilt oli välja, et ta pigem kahaneb, et aga kas ta on privileeg või normaalsus, et mina tahan näha, et tervene elamine on normaalsus. Et see, ütleme, siin maailma turgas ta võiks olla normaalsus. Sa oled optimist. Jah. Unistama peab. Omar, mida sina arvad? Ma arvaks, et see on normaalsus, aga et justkui haigused saadaks selleks, et sa jõuaks sinna, et mul jääb pisut segaseks, miks inimesed ei jõua sinna, eks. Et sellest on kahju, aga justkui haigused selleks saadetakse, et inimestel see taipamine lõpuks tuleks. Hästi, mina ise arvan, et ahvatlusi on elus palju ja elu ongi raske ja keeruline. Kõik algab sinust endast, sinu kodust, sinu harjumustest. Ma arvan, et iga üks meist saab märkimisväärselt ära teha selleks, et elukvaliteet oleks parem. Selleks ei pea kulutama tingimata palju raha või selleks ei pea tegema midagi üleloomulikku. See algab mõnusast hommikusest pudrust ja lõpeb õigele magama minekuga. Sport kindlasti ei tee kahju ja kõige olulisem on mõelda, milliseid eeskujusid me oma lastele anname, kas nad on, kelleks me neid kasvatame, kas me oleme mugavad lapsevanemad, kas me oleme piisavalt nõudlikud ja nii edasi. Lai, keeruline teema. Aitäh, et te kaasa mõtlesite, aitäh väga sisukate kommentaaride eest. Lembit, siin härra Aavo vist, eks ole? Aavo, Kaja ja Ene, suur tänu teile, Georg, Martin ja Omar, sulle Märt. Ma tänan, et meil oli võimalus siin Katariini kutsel selles vestluses osaleda ja soovin kõigile ilusat päeva ja põnevaid mõtteid järgmisteks aruteludeks. Aitäh! Aitäh!